tere! Mina olen Urmas Lääne ja oleme siin täna vaatamas Rannapargi Open 2020 teise ringi kokkuvõtvat videot. Minuga siin koos kommenteerib võistlust Oliver Hanschmidt. Tervist! Ja vaatame ägedaid viskeid, vaatame discgolfi, räägime võistlusest, räägime sellest ägedast pargist, kus Rannapargi Open peetakse. Rannapargi Open sel aastal toimus 22. august. Ehk siis ütleme juba sügise poole, tavaliselt on peetud Rannapargi Openit kevadel. Kevadel puud pole lehtes, oksad ei ole nii madalal. Sel aastal oli sellist low ceiling mängu rohkem. Juba on meil piltid olnud finaal leaderpooli mängijad. Kristo Vaikmat nägime, Ott Schäfer oma uhke mütsiga. Oskar Tirman sätib omal võistlusvaigu vähe. Alati muhe. Ralf Roov. Ralf on jalgpalli poole palju. Ja võiks öelda, et äkki kõige suurem üllataja Jaagup Lember. Tema mängu ma usun, et ei ole palju näinud, et vaatame poisi üle. Ilmaolud ei olnud kõige ideaalsemad. Kevadest. No kevadsed ja ütleme, Eesti mängijad on harjunud nende oludega, aga alati loodeti päikest ja tuulevaikust ja et ei oleks vihma. Et natuke olid need olud niisked ja mängijad on valmis minema rajale, praegu on kõik rõõmsad. Esimene rada, par 4, 140 meetrit. Viskama peaks siis kuskil sinna punase puu juurde või edasi. Ütled 140 meetrit, et pigem sa tahaks, et kindlasti pöödid saada. Kui sa võtad sealt parri, sa tunned, et tegelikult oled teisele viske ära andnud. Juhul normaalne oli parri saada. Jah, et Oliveriga ise ka võistlesime, et pärast võib-olla mainime ka, kuidas meil läks. Ma ei näinud, et väga palju sinna esimesse puudesse tõmmati võistluse jooksul, kindlasti neid juhtus, aga see ei olnud vist põhitakistus sellel ajal. Ma näen nüüd alles neid esimesi puid, et neid ei olnudki näha viske ajal. Pigem oli küsimus selle raja puhul lähestumises, et kes suutis teha hea lähestumise. Ja võistlus seis ka all ilusti näha teil. Kristo Vaikmaa, Ott Schäfer -8 peal, Oskar Ralf vastavad -6 ja -5 ja Lember ka -5. Natuke oba, siin oli Vaikmas hiigleputi, aga vist napid. Ja seal võeti hiigleid ka võistluseks. Oba selle suuritas Ralf kindlasti õnnelik ei ole. Sel aasta võistle endal oli kahju korraldajana, et natukene ei olnud tingimus ka selles osas head, et linn ei olnud väga head niitmistööd teinud, et Rannapargi olustik tegelikult sa tahaks näha rollereid võib-olla, aga sellise vigarohuga siiski neid ei tehtud. Aga oleme juba järgmise rajal, rada number 2, 76 meetrit, par 3. Ei ole väga raske rada, korv on puude vahel peidus seal, aga samas nagu näha seal vahetene korvi on need oksad segamas. Minu arust oli see väga kihvt rada, et näed korvi mõtet on lihtne, aga seda kõrgust seal sättida, et üle künka ja samas sealt okste alt läbi, et kui see õnnestus, siis tundsid kohe nagu, et on läinud hästi. Aga Ralf tegi oma lemmikviske puusse. Ainapid. Kes ei ole Rannapargi Openil käinud ja vaatavad seda videot kui siis tutvustusvideot, et siis nagu näete enamus, ja mitte enamus, ütleme kõik viskekohad, drive'i A-viskekohad on asfaldi pealt. Ja võib-olla tahaks, et oleks võib-olla mõnes kohas see pikem sammu võtmise jaoks, aga sellised olud seal on. Et kes tuleb võistlema järgmised korrad, arvestab sellega. Nii, kuule, me ütlesime, et lihtne korv, aga
parri rida nüüd ma olen. Nii, rada 3, 170 meetrit, par 4. No tegelikult tahaks jälle pöödit. Aga nagu näha see käpp, mis kaalikas see nüüd Otil oli. See on selline rada, et tegelikult on väga kiht rada, et sealt saab läbi ilusti visata, aga et saada heasse kohta teise viske jaoks, siis pead sa nagu natuke kõvemini ikka tõmbama. Ja siis see parempoolne puu tuleb seal korralikult mängu. No, ja ka vasakpoolne nagu. Sellel rajal minust eriti oli tunda see, et võistlus toimub suvisel, sügisesel ajal, kui lehti palju ja see esimene käpp oli läinud tunduvalt kitsamaks kui tavaliselt kevadel seal rajal mängides. Nii, Ott on väga raskes olukorras oli, aga no sellest ta tuli küll väga hästi välja. Ott on meil vasakukäeni mängijas, kes veel ei ole pannud tähele ja kindlasti ta valib mingid jooni teistsugused kui paremakäelised. Oled sa Oti koos mänginud, on eeskäe tagakäe ilistustel? Ei ole, ma nüüd vaatan, et väga huvitav tagantkäe tehnika kuidagi madalalt tõmbab, nagu läks lutsu viskama. Selle sooritusega Ralf kindlasti väga rahul ei olnud, suht lihtne lühike lähestumine ja päris palju üle, et ma ei usu, et otse topsi läks panema, et ja ongi päris kaugel putile ja putt mööda ja põuks on kirjas. Tegelikult oli siin ka väga tuuline, et need lähestumised ja isegi kaugemad putid ei olnud väga lihtsad. Kristo sai pöödi vahepeal ja hoopikult välja. Nii, Oskar hästi pöödi ja Ott par. Toodi vähe värvi sisse nüüd. Nii, mis meil seisud on? Seisud on hetkel nii, et Kristo on ühega eest ära läinud, Oti -10, Kristol -10, Oti -9, Oskars -7, Ralf -4 ja Aup -5. No väga hea ava ise, et 125 meetrit, pigem minnakse vasakult poolt, see liin, mis nüüd sealt paremat mindi, no selle viskega on raske korvini ulatuda, et kellel on väga hea eestkäsi, et siis selle võistlusel Kristo Vaikmaa, Jaan Maiste ulatavad sinna eestkäega. Aga saab ka hea tagantkäega sealt paremalt minna. Sellel ajal oli päris palju, minu arust oli mängus oli vasakul pool asfalt ja OB. Et jällegi, kes ei ole rannapariks käinud, et paljudel, kui mitte öelda enamus radadel on kõnniteeks olevad asfaltteed OB-deks ära märgitud. Siin oli seekord tagant tuul ja otseselt ei tulnud mängu see väga see asfalt, aga nüüd tagasi hakkasime liikuma, siis juba tuli. Et need kõnniteed asfaldina ei ole paljudes kohtades mängus selles mõttes, et nad oleksid mängijale nagu kuidagi takistavad, aga mängupiiride seadmed, et nad on paigas ja hästi Kristo. Kristol on see esimene osa, mis me näinud oleme, praegu küll väga sujuvalt läinud. Bogi. No ei ole lihtne rada, see on, ma räägin. Ralf tegi lähenemisel tegi niisuguse. 200 järjest tegi lähenemisel metsas. Siin 500, 123 meetrit, par 3. Minu üks lemmikradasid rannapargis, et seda saab mängida kahte pidi. Paremalt sealt august läbi, seal on tegelikult OB, mängite üle OB, kellel on tagakäe pauku. Vasakult eestkäega, noh, Otiloki vasakkäes mängida tagakäega. Et on raske võib-olla see, et ketastel see puude rivi, et sealt läbi murda, et korvini jõuda, et pigem tulevad alati mängu need puud. Et sealt pöödi on nagu väga hea tulemus. Kindlasti väga raske par 3 ja kõige raske. Ja siin nagu näete seda asfalteed vasakul, ennem rääkisime OB, et see OB oli jälle kindlasti väga palju mängus sellel rajal. Ja just vastu tuule tõttu ka. Teeskäed kippusid üle minema. Nägime ka visked, mis sellel rajal, kellel ise nässu läks, et OB-s ohustas eelmise raja mängijaid, et nad seal läksid natuke risti, aga üldiselt võistlus sujus ju ilma suuremate vahejuhtumiteta nii pealtvaatajate ja mängijate omavahel suhtes, et mingid ohtlikku olukorda minu teada ei olnud. Nii, Kristo, kas ta oli OB-s seal?
ei olnud. Ott vist oli ainukesena see hästi, Oskaril pöödi, noh, sealt pöödi on väga magus. Ralf see parri peale tagasi. Ma arvan, et see suurt ei oleks, siis oleks. Kristo, 3, Ott, 4, OB-ga. Nii, Ralf, saan aru, meil oli märkija rollis. 3, Jaagup. Pandi kõige tugevamale see. 3. Rada 6, 85 meetrit. Hea lihtne tagage Aiseri rada. No ma ei ole nõus, et lihtne. Ei no. Seal enne korvi see põõsas kustutas paljude mängijate pöödilootsid minu arvates. Mul läks teine ring tuksi, kui ma kuulsin, et põõsas on mineeritud, siis ma täielikult tõmbasin krampi viska ajal ja viskasin seifi sinna ette. See õige joone leidmine seal väga lihtne minust ei ole, kui liiga kõrgel viskad, läheb põõsast üle viskama, siis võib liiga vasakule ära ajuda. Kuna see rada ei ole kogu aeg üleval, siis sa ei oska jah seda arvestada, seda kaugust tegelikult hästi ja tegigi selle huvitavaks, kuna sa korvi ei näe. Aga pärast alati, pärast ise, kui sa kohale lähed ja siis vaatad, et tegelikult siis saad aru, et kui lihtne tegelikult seal visata. Ja Oskaril nägu nälja täis 2 rada järjest pöödid. Ilus. Ja Upile pöödi. Väga hea. Pöödi. Nii, Ott ainuksena rikub see 2 sere ära. Nagu ma ütlesin, kerge rada. Rada 7, 105 meetrit ja minu hinnangul üks raskemaid radu, kus võeti väga palju vasakul pool olevas OB-sse väga palju mängijad mängisid ennast. Ja siin on, et vasakul on OB ja tegelikult on ka paremal korvi juures. Paremal taga, OB, et kui sa üle lased liiga. Jällegi korvi ulatus sa pead, kas peab olema õnne, et ülevalt okstest läbi minna või siis lõusiilingu vise, mis ei ole väga kerge sooritus. Ja kui läheb lühikseks jääb, nagu Ralfil praegu jäi vist, siis see lähenemine ei ole ka lihtne, kuna see korv on siukse asfaldi kolmnurga sees. See on päris kitsad vasakult kui parem. Samamoodi võid OB-sse visata. Vähe lühike. Siit pöödi jällegi saada. Hea üritus, et siit pöödi saada kindlasti väga hea. Ei tule poistel siit. Nii, Oskar. 3. järjest. Hästi. Ei, Oskar ei tõesti väga hea. Ja õnnega natuke, et ei näinud välja. Ja kas Kristo on meil natuke Otile eest ära hakkanud minema, -12, Oti -8. Oskar on 3. tõusnud, -10. Rada 8, 75 meetrit, par 3, kas üks lihtsamaid? Ei tea, kohe tuleb minu koht. Et tundub kõige lihtsam, alati seisin, mõtlesin, et viskan ja viskasin iga kord paremale põõsastesse ja hakkasin sealt rebima, nagu näeme nüüd siin. See on minu koht. Jah, see Jaagup oli seal tõesti ebaõnnestus täiesti. Millegi pärast, kas see joon, mis seal maas oli kuidagi või igatahes kõik ma tõmbasin sinna ära. Aga et tundubki, et ei olegi ainuke. Ai. Tuleb röödid siin listale. Ja laagud, et. Nii. No Oskar on tõesti tegema hullu algust praegu ja kas selle viskega sai Kristost ühe viski aus läinud? Jah. Kuku alla. Nii, aga oleme raja juures number 9, 111 meetrit, par 3. Vaata, kuidas Ralf kasutab oma vasakul kätt. Piseta ära kogu aeg.
see võib kindlasti ringi lõpus väsinud olla. Kas võiks öelda, et ei kasuta? Läbi. Sisse. Ja see on nüüd rünnak korvile. Väga hea drive istud. 111 meetrit igal mängijal ju, kes natuke discgolfi tegeleb, tahaks ulatada, aga tegelikult selle korvini ulatada minu arust ei olnud väga lihtne. Tegelikult tundus pärast seda, et see on nagu valesti mõõdetud, sest sa viskasid ära ja sa olid korvist hoopis kaugel, liiga kaugel. Aga tegelikult on kõik õige nagu näha. Mehed ikkagi viskasid üle korvi julgelt. Aga me mängisime ka Masterside surmagrasega, kus on visked vähe teisest klassist. Hästi hea. Krista hästi. Ja Oskar võttis ka nüüd üle pika parri ahela. Backstreet Boys. Head kaadrid tõesti. Rada 10, ütleme kõige rohkem võib-olla pärast võistlust kriitikat saanud rada, Saare rada. 60 meetrit hasatäiegel. Et võeti väga palju pöhdisid ja võeti väga palju OB-sid. Kuidas sul rada läks? Ma avastasin mingi aeg, et mul oda lendub täpselt sinna ja viskasin mõlema ringi oda, viskasin korvi kõrvale ja võisin nagu käärda ja õnnestus kõik korrad. Aga seal oli ka tuul, et ei olnud nii lihtne sinna saada. Ütleme, et korraldajad kindlasti arvestavad kriitikaga selle raja osas ja pigem sama rada järgmisel võistlusel ei tule, vähemalt teise iseloomuga. Oi, Vaikmaa tegi double bogey teiste rundade kõrvale. Et ütleme sellisel jutumeheks lihtsal ajal double bogey. Seal peas küll ei tahanud praegu olla, mis näitas. No Krista on muidugi nii muhe vana, et tema ei lase ja piisavalt suure võistluskogemusega, et ta ei lase ennast kõigutada. Aga oleme rada 11. 105 meetrit par 3, varasemalt oli see rada par 4 ja pikem ja paljude jaoks oli see Rannapargi Openi signature hole nii-öelda. Aga selle rajaga oli see mure, et tekkisid väga pikad sabad OT-järjekord sinna, kuna näete see vasakul see asutee on jalutajad oli seal väga palju ja pidi ootama ja see aeglustas mängu. Ja selle aasta võtsin vastu lihtsalt, et teeme raja lühema, et see kiirendaks. No, natukene võib-olla kiirendas, aga et see on nagu murekoht see Rannapargi rajal, et samas seda ära ka võtta ei tahaks, sest et ta on üks ideaalsemaid ja ägedamaid korvuse minu arvates. Kuidas meil poistel drive'id vahepeal on tulnud, kes seal metsas ragistab? Siin nägime kõiki klassikalisi variante, mis siin saab võtta. Metsa, asfalti ja korvi alla. Kõiki varianti ja kasutati ilusti. Aga kindlasti oli üks raskemaid radasi ka. Et ma ise mängisin seda, lihtsalt jagasin raja 8, viskasin esimese seifi, proovisin visata sinna keskele ja teise läheneda alla. Pigem sellel rajal ei ole väga palju võita, et küll aga kaotada. Et pöödid siin saada, aga need tuplaid ja asju siin ikka võeti küll. Aga liiderpooli poisid 4 parri, 1 boogi, et aga vahepeal on seis ju selliseks, et läinud Kristo Vaikmaa ja Oskar Tirma -11 peal mõlemal ja Ott Scheffer -10 ehk ühega maas, et mängu on siin väga palju. Ja oleme rajani 12 jõudnud, par 4, 150 meetrit, Mando rada. Ka see Mando väga ei meeldinud inimestele, aga see oli pandud selle põhjendusega, et hakataks liiga paremat minema ja korvid tagasi suunada mängijaid ohustama, et mängijate suunamiseks. Mulle see rada meeldis, et oli ilusti koht minna vasakule, mängida nii-öelda kindlat joont või siis läksid paremale ja siis nagu natuke lootsid, et puud maha ei võtta või siis arvestasidki sellega, et kuhugi sinna läheb. Ja seal korvile lähenemine oli ka nii-öelda mõnus väljakutse, et mitte jätta sinna põõsastesse ja ka korvi taha OB-sse. Aga kindlasti tähtsam ise siin korvile on kindlasti see drive, et seal põõsa sees madistada peale halba A-drive'i
oli suht ebameeldiv, et endalgi tuli see ette. No, Ralf tegi jälle oma lemmikviske puusse või põõsasse. Ta ise ütles mulle seda ükskord. Usun, et kui Ralf seda videot ja kokkuvõtet ise hiljem vaatab, saab võeti kuut mööda, et Ralf saab kõvasti muiatasin. Vaikmaa tuli tagasi nüüd siis sellest mustast august, kus ta oli korraks. Ja ainukesena Vaikmaal pöödi, et rada 13, 115 meetrit. Avatud lihtsama poole rada, vasakul OB väga mängu ei tulnud, küll Masteris liiderpoolis vist otsustati seal auene koht selle rajaga, aga siin poisid praegu ei eksi drive'idega, et korvi alla. Siin oli paremalt poolt tuul ja tegelikult mingil määral liiga kõrgeks lasid, siis tuli isegi mängu seal minu poolides ja ka mul enda vist. Seal on kangus liiga palju või? Ei. No mis on paraadrivistus. No näete, et vihmavarjad on ikkagi väljas ja maa on märg. Siin on discgolferi Sääremarjad, kes mõtleb spordiala peale. Üritus ja augult, aga kahjuks natuke lühike. No jällegi 115 meetrit. No, see oli nagu üks ja sama vise 3 erineva nurga pealt. 115 meetrit ja kõik on 10 pluss meetrit ja Kristo ilus outside sisse ja otsustab siin asju. Kristo on öelnud, et pange ajutine rada üles ja ma panen kõik tuttu. Et tema on väga hea kohane ja kindlasti uute oludega ja tunneb ennast kindlalt, et Kristo, nendes oludes võib olla siis, kus on kellegi kodurada ja nühkinud omal selgeks kõik jooned. Et aga pange ajutine üles ja Kristo tuleb kohale ja annab teile lahingu. Nagu sellelt võistluselt näha. Rada 14, 113 meetrit, par 3. Pigem jälle raske rada jõudmaks pöödini, sest et puudekoridor, oksad madalal. No siin tuleb kindlasti eriti mängu see kevadine ja sügisine rajavahe, et kevadel on see koridor kindlasti palju suurem kui praegu. Iseenesest äge rada, mulle meeldib, aga nagu ütlesin, et pöödini jõudmiseks on tiba raske. Aga mängijad see morenda, kõigil paistab hea tuju, Ott muigab, sest et tunne on ju selline, et Oskar ainult 1 viske ja Kristo 3 viske kaugus ja kõik on veel ees. Mäng on veel. Ja see, kus nad praegu viskavad, ega seal klassikaliselt kõik üldiselt olidki tavaliselt seal kohas. Nad tegid lähenemisi. No. Nii, Kristo. Ja nätak. Ja olemas. Mis raskest ajast te räägite? Ei, see ei ole. Ajutine rada, Kristo rada. Ja ainuke pöldi jälle. Rada 15, 100 meetrit, par 3. Nagu videost näha jällegi väga madalal oksad. Korv on seal siukse puude 4 nurga, 5 nurga isegi vahel peidus. Minu arust see korvi koht on seal väga kihvt, et isegi kui sa nendest esimestest puudest mööda saad, siis seal korvi ümbruses oled, ei tähenda veel seda, et sa oled seal võtnud seda, oled sa linnu kätte saanud. Sealt nagu edasi on võib-olla madistada. Nii. Ralfil on tõesti huvitav tehnika oma vasaku käega. Ja vasak käsi ma kujutan ette, kui väsinud seda juba on, rindi lõpu poole oleme jõudnud.
Jaagupil teine ring kindlasti nii hästi välja ei ole, siin tulemas kui esimene videoga sai. Aga edasi oleme juba raja juures 16. 385 meetrit, topelt Mando. Iska võta maha, no. Oli see Mando mängus seal ka? Kuidas tunne oli? Muidugi oli. Tuult oli ja ikka alati ükskõik, sa võid selle Mando panna sinna. Mando võib sul võimalikult kaugel olla ikkagi, kui Mando on pandud, seda kuskilt tuleb mängu ja... Oskari jaoks oli see Mando vägagi mängus siin hetkel ja... See on nüüd tropsumist, ei ole. No see Mando vahel. Aga... Vaikmaa... No ikkagi inimene. Pöödi sinna siit vist ei näe. Aga järjekordselt väga kiht rada, et enamus radas on siin ikka väga hästi läbi mõõdub minu arust sul Urmas, et sellepärast sul nüüd täis lööbki seda kogu aeg, et 2 korda aastas ei ole mängu kevadel ja sügisel. No, eks peast on läbi käinud mõtted ka, aga esiteks selle võistluse seal korraldamine ei ole nagu üldse lihtne ja samas oleme praegu seisukohal, et teeme 1 korra aastas ja teeme hästi. Et võib-olla 2 korra aastas kaob see eksklusiivsus ja erilisuse tunne ära. Aga oleme raja 17, 75 meetrit, par 3 takistuseks on ees olevad kuused, saab minna nii paremalt kui vasakult. Seal rajal lisati ka minu teada Hole in One Eno juhul. Masterite võitja. Alla, palun alla. Eno tõesti pani siit. Läks vasakult poolt kuuske ja rohkem viskama ei pidanud. Kas sa mängisid koos enam? Jaa, teise ringi mängisin. Ise õnnestus mul siin teisel ringil võtta 5, selle ajal kui Eno võttis 1. Liiderpoisid meil siin näitavad kõiki värve peaaegu. Rada 18, 85 meetrit, par 3. Siin on OB-d ka väga mängus minu arvates, rohkem vasakulpoolne. Oi, Rals kasutas vasakul kätt esimest korda. Rohkem vasakulpoolu asfalti OB-na. Ja kindlasti siin mängid keevitsid need visked ka parempoolsesse aeda. Iseenesest me ju kõigil on olemas kotisse 100 meetrit otse lendava ketas, viskad sinna korvi alla, aga seal tiialal olles see nii lihtsalt ei õnnestu. Mul ei olnudki siin mänguplaani. Silmad kinni, korvi poole oli mängu. Üks pudiks, aga pari päästes, ta oli aias, jah. Ja Ralf Tõranis. Aga tuju võisti Ralfil endiselt teha, nii et tundub, et rannapargis mängimine inimestele mängib siis. Ja hästi pöödi. Jaagupil on nüüd mitu putti järjest lähedalt mööda, et pärast näha, et ei ole kindlasti rahulendagi. Küll aga on see Oskar rahul. Rada 19, 100 meetrit, par 3. Jälle tuleb mängu aed, aga mitte just nii lihtsalt seekord. Vasakul pool vist teisest OB-l ohtu ei ole otsa. Väga ei visata teha, et pöödid juba taksid rohkem korvid ümber olevad kuud seal, et pöödi saamist. Kellel ei vedanud. Pigem on... Vähemalt mängijad on raja lõpuosa mänginud juba ikkagi vihmas ajus, et see ka mõjutab nende viskeid ja... See viip tuli korraks õnneks selline tugev, et kuigi lubas päeva peale palju tugevad neid. Kokkuvõttes ikkagi õnnestus suuremat halvema ilma varianti. Aga kuidas sulle tundub, kas mängida rada pigem
suvise ajal või kevadisel ajal, et kumb annab kõige parema feelingi? No mul on ainult üks vastus, sest ma ei ole kevadel mänginud. Aga ei, ma praegusel juhul, ma olen kevadel käinud teiega vist üles panemas seda või midagi sellist, et ma kujutan seda ka kevadel ette. Ma ei oska öelda, et ma arvan, et ikkagi lehtedega on natuke see feeling parem. On see roheline ja kõik sellised asjad seal juures. Kevadel on natuke see raagus tunne, aga samas on siis see mängunälg on ka suurem võib-olla, mis muudab selle kevade jälle paremaks. Ralf vahepeal võttis double bogey, tegi putirallit ja oleme jõudnud rajani 20 meetrit par 3. Raske rada, jälle väga raske rada jõudmaks pöödini. Par tundub siin hea tulemus. Parema pool on korvpalliplats, mis on OB mängus, aga ütleme, et ta väga vist ei seganud mängida, et pigem kevitati sinna põõsasse need visked ja esimesed oksad maha, et ta siis oli lähestumisega tegu. Pöödisid sealt liivõetud väga palju. Jah, minu jaoks ka jagasin jälle selle raja 2, viskasin esimese lihtsalt sinna ja teist proovisin läheneda. Võimalus sealt alla visata minu mänguplaanis seekord ei olnud. Aga näed, need on kõik lähenemised. Minnakse viimasele rajale. Viimane rada. Põhimängumees on 7 järjekorda, võtab numbrid. Mängid head õigulised. 90 meetrit, par 3, Mando, paremat mööda mängida ja seal näha olev korvpalliplats on OB. Tagage Haiser ise. Mitte maailma kõige raskem sooritus, aga kindlasti peab tegema normaalse iske. Kui Mando on olemas kuskil keset teed, isegi kui ta ei sega, siis ta ikkagi mingil määral sind viskajal mõjutab. Ja siin on see, näed, korv on ka kuidagi sukse natuke joone peale. Ja vahepeal kui seise vaadata, siis Kristo Vaikmaa on vahepeal võistluse saatuse ikkagi enda kasuks pööranud. -16 tulemas, Ott -12 peal ja Oskar siin vahepeal ebanestunud -9 peal. Ja nägime ära võitja puti lõpptulemuseks -17. Kristo Vaikmaa, Rannapargi Open 2020 võitja. Ja Ott Schäfer teine koht ja Oskar Pirdemaa 3. koht Open klassis. Esimesel ringil siis CTP oli Ott Schäfer, 1,55 m. Palju õnne. Otile väike kotike. Ja teisel ringil oli siis parim 1,29,5 Veiko Välleste. Palju õnne. Laesta arvestades siis ümbermängimise tulemusena 3. koht Anneli Tõugjas. Teine koht siis Karita Vinni. Ja esimene koht siis Maadi Vaht. Kadus oodata, kadus oodata. Ümbermängimise tulemusena oli 3. koht Kaimo Kimmel. Aga teine koht siis CTP abil 10. rajal Urmas Lääne. Ja võitja siis ülekaalukalt ühe viskega Enno Juul. Et sellise särgi saad kõik esikolmiku tulijad ja ütled oma mõõdud ja kehas sõmmeldud särk tuleb.
ma ei tea, miks teised ei küsinud, Anton ainukesena küsis, kas särki saaks. Saab ikka. Avatud klassis oli 6. koht ümbermängimise tulemusena Ralf Roov. 5. koht Jaan Maiste. 4. koht Rasmus Metsamaa. 3. koht siis Oskar Tilman. Pimedalt peale ja 3. koht. Teine koht Ott Sefer. Avatud klassi võitja Kristo Vaikmaa. Et selline see võistlus oli, loodame, et osalejad said hea meenutuse võistlusest ja need, kes tahtsid Rannapargi Openi rajaga tutvust teha ja plaanivad järgnevatel aastatel osalema tulla, said ettekujutuse ajast endale. Et mina korraldajana tahan tänada kõiki mängijaid, kes tulid võistlema ja pidasid hästi kinni ohutusreeglitest, samuti kõiki sponsoreid peab kindlasti tänama, kes aitavad seda võistlust korraldada ja viia läbi sellised, nagu see on siiani meil hästi läinud. Täname Pärnu linna, et võimaldab meil seal seda võistlust pidada ja loodame teid kõiki näha ka järgmisel aastal uuesti ja võiks olla isegi järgnevatel aastatel. Ja mina tänan Urmast ja tema kokku pandud siis korraldustiimi, kes seda võistlust on korraldanud, et hea töö ja jätkake samas vaimus. Aitäh ja ega muud kui rajal näeme!